Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 32 osa. Mina olen Regina Jaakson ning nagu ikka salvestame Pärnu huubis. Täna ma panusin külla ühe noore neiu, kellega mul on olnud võimalik jutustada erinevatel teemadel. Küll teemadel, mida räägivad omavahel lapsevanem ja laps, aga ka samas teemadel, mis toovad välja kuidagi selle noore inimese põneva maailma käsitluse ja see on ka see põhjus, mille pärast ma täna sind külla kutsusin. Tere tulemast, Mirabel-Kristella Jaakson. Tere! No see peamine põhjus, mille pärast ma sind täna siin näha soovisin, on see, et me oleme sinuga omavahel rääkinud hästi põnevatel elulistel teemadel. Nooreks olemisest ja üldse maailma tajumisest ja tunnetamisest ja see kõik on hästi inspireeriv minu jaoks olnud. Ja ma ei ütle seda sellepärast, et ma olen ema ja ma peaksin neid asju justkui ütlema, vaid selleks, et tuua välja ka noore inimese perspektiivi elus. Et sa oled kõige noorem podcasti külaline, vähemalt praegusel ajal. Ja alustame kohe võib-olla algusest, et sina kui noor inimene, peagi saamas 16. Et kuidas on sinu hinnangul tänapäeval olla noor? Ei no jällegi ma arvan, et enamus noored kujutavad enda elu siis raskemaks, kui see tegelikult on, kaasa arvatud ka mina. Ikka on kõige lihtsam ju kurta iga päev oma elu üle ja iga väikse asja üle, et kõik on peikis, kõik on halvasti, aga nagu ega tegelikult ei ole noor väga halb olla, et kõige eest ju minu puhul vähemalt makstakse, toit on olemas, treenides saan käia, kõik võimaldatakse, mis vaja on, et tegelikult on nagu väga, väga norm olla. Aga kui nüüd vaadata korraks noore hingeellu, siis mis on need peamised asjad, mis siis muret nagu valmistavad või mis on see, mis on nagu selline, nagu millega võib-olla nii rahul ei ole? Peamised muretekitajad on kindlasti sõprade suhted, poistega suhted, teiste arvamus, vanemate arvamus ja igasugused nagu väiksed asjad tegelikult, mis nagu noorte elus on hästi suured, et nagu täiskasvanuna sa võib-olla ei mõtlegi nii palju nagu sihukeste asjade peale, aga noorena sul pole väga midagi ilus rohkem ja siis sa mõtledki nagu väikeste asjade peale, et nagu mida see minust arvas või kas ma ikka meeldin oma sõpradele nagu igasugused väiksed asjad nagu. Aga omavahel sõpradega, kui palju teil nendel teemadel juttu tuleb, et see on ju üks ebakindluse moment on, et ma ei tea, kuidas ma nagu sõpradele nagu sobinen ja kas sõbrad omavahel nendel teemadel räägivad ka või? Mul on nagu hästi palju erinevaid gruppe ja selle peamise grupiga, kellega ma nii-öelda iga päev olen, sellega ma nagu lihtsalt lollitama, et seal nagu erilist rääkimist ei olegi, et vahepeal ikka istud maha ja räägid sihukestest nagu tugevamatest teemadest, aga nagu muidu lihtsalt naljatad, elad elu ja nendega nagu sihukest tunnet ei ole, et ma nagu peaks piinlikkust tundma või midagi sihukest. Muidugi, aga parima sõbrannaga me ikka räägime kõigest, siis me räägime ka igasugustest nagu tunnetest ja asjadest ja see on lihtsalt nagu kõik on omamoodi. Et ikkagi hästi palju sõltub sellest seltskonnast nii-öelda. Jaa. Sa ütlesid väga huvitava lause, tugevad teemad või mis asi see oli? Kas see on... Ei no karmimad teemad ja nagu tugevamad, nagu siuksed tähtsamad teemad või tõsisemad. Aga kas see tugevamad teemad niimoodi te ka omavahel nagu räägite, et kuule, mul on mingi tugev teema sulle jagada? Ei no jällegi oleneb grupist sellega, et mõndadega kindlasti või nagu me ei lähe otseselt niimoodi kellegi juurde, et mul on siuke nagu tõsine teema nüüd, vaid nagu see tuleb jutu käigus tavaliselt mingid nagu väiksemate asjade kaudu ja siis nagu midagi ikka räägid, aga noorena on see, et sa nii või kõike sa ei räägi nagu kõikidele välja vaata, et nagu väga palju tegelikult jääb ju enda sisse. Kuidas sina sellega toime tuled, kui sul mingi asi jääb enda sisse? Mina vanemana ju tean, eks ju, et ma ju näen, kui siin miskit häirib, eks ju, ega sa alati ei räägi ka nendest asjadest, on ju. Aga kuidas sa ise toime tuled nende teemadega, mis nagu sees häirivad nii-öelda? Mina olen ka pigem siuke inimene, kes pigem hoiab kõike enda sees, kui et nagu räägib välja. Aga ma olen nagu õppinud ka selle kaudu nagu ise oma probleemidega tegelema ja selles suhtes nagu olen aru saanud, et need probleemid lähevad iseenesest ära tegelikult. Et nagu jah, nendega peab tegelema, aga nagu
jällegi need probleemid tegelikult noorena ei ole ju nii suured, nagu kui sul, vähemalt minul ei ole. Nagu kui on erandeid, on ju, kellel on, vaata, kellel ei ole. Aga minul neid suuri probleeme ei ole, ehk et nagu ma pean lihtsalt oma peas aru saama, et okei, tegelikult see ei ole nii suur, kõik saab korda, 2 nädala pärast on see meelest läinud, et nagu tegelikult on kõik okei. No see on väga eluterve lähenemine ja selleni tegelikult ei pruugi inimene veel 16. eluaastaks nagu jõuda, eks ju. Et mis asi on sind siis niimoodi nagu suunanud ja õpetanud ja kasvatanud? Mina see ei ole, ma tean. No mingi osa ilmselt ikka, aga... ei no, ma ei teagi. Ma olen võib-olla noorest peast hästi palju nagu erinevate inimestega suhelnud ja üritanud kõigiga läbi saada. Võib-olla üks asi on kindlasti, et ma väiksena ma üritasin kõigile ju meeldida ja kõigiga läbi saada. Ja siis nagu sealt vahepeal kui tuli mingi tagasilöök, et kuule, et sa ei saa kõigile meeldida ja et nagu seal olid omad teemad. Aga ma ei tea, ma igasugust tarku juttu kuulnud ja siis üritan ise tarku juttu rääkida ja kodust ikka tuleb ka nagu seda iseloomu ja. No selle ma võtan komplimendina, aitäh. Tasus kutsuda sind. aga see sama teema, et kõigile ei saagi ju meeldida, on ju. Et no minul läks ikka väga kaua aega, et sellest nagu päriselt aru saada. Et kas selline teadmine, et kõigile ei saagi meeldida, et kas see on nagu asi, millega on nagu lihtne toime tulla või kuidas sulle nagu näib? No see on asi, milleni on raske jõuda, aga muidu, kui sa nagu oled sellise mõtteviisiga, siis sa ei mõtle enam selle peale, et sa tahad kõigile meeldida, vaid sa nagu lihtsalt elad ja vaatad, kes tee peale ette jääb ja kellega saad läbi, kellega ei saa. Ja kindlasti nagu mind siukse mõtteviisiga aitavadki mu enda sõbrad, sest et nagu ma olen nendega, mul ei ole mitte kunagi siukest piinlikkuse tunnet, et ma nagu peaks piinlikkust tundma, et ma nagu peaks nende ees nagu kartma või nagu ma saan olla mina ise ja mul ongi nagu hea olla ja nagu see kindlasti õpetab nagu palju, et sa ei peagi kõigile meeldima, et sul on omad inimesed ja nendele meeldid ja kõik on hästi. Kas te omavahel sõpradega räägite ka sellistel teemadel, et no ma ei tea, sellele ma üldse ei meeldi, aga mis siis ikka on ja või pigem need ei tule teemaks? Ei no ikka tulevad vahepeal, et vahepeal nagu tulevad siuksed jutud, et kuule, ma vaatasin, et nagu tema tundus kuidagi kuri minuga täna, et huvitav, mis sellest võis olla. Ja siis nagu vahepeal tuleb välja, et tal oligi täna nagu midagi juhtus, et ta kõigiga täna kuri ja nagu, et siuksed temad ikka tulevad, aga me mitte nii tihti. Aga siin äge, et sa selle välja tõid, et kui kellelgi on nagu paha tuju ja siis meie peale nagu kurjustab, siis esimese asjana me mõtleme, et mis ma valesti tegin, on ju. Aga tegelikult on ju see teema, et tal võib endal lihtsalt paha tuju olla. Ja mul on endal ka väga tihti niimoodi, et mul on halvad tujud ja siis võib-olla kodus läheb natuke ütlemiseks, aga tavaliselt mitmetel kordadel on nii, et sellel inimesel endal midagi juhtus ja siis ta nagu elab teiste peale välja seda. Aga kuidas selleni jõuda, et ei oleks ta teiste peale välja elamist, et kas sa selle peale ka juba praegu mõtled või veel ei ole selle peale mõelnud? Ei no, ma ei ole selleni vist jõudnud veel. Aga selles suhtes enda emotsioone peab õppima kontrollima muidugi, aga jah, mul võib-olla see nii hästi veel välja ei tule, aga õnneks mul on aega, et õppida. Kui palju sa enda igapäevaelus mõtled selle peale, et tegelikult ma olen alles 15, et mul ongi veel aega õppida. Nagu sa praegu välja teed, enda emotsioone peaks oskama kontrollida. Mina elu sees 15-aastasena ei mõelnud selliselt, et ma peaks oskama kontrollida enda emotsioone või ma ei osanud sõnastada seda, eks ju. Ei no, ega ausalt öeldes ma ei tunne ennast kui nagu 15-aastast, sest et mul enamus sõbrad on ka aasta vanemaid, palju sõpru on veel, kes on veel rohkem nagu veel vanemad. Ja siis kuidagi nagu ei jõua tavaliselt kohale see, et mul on 15 ja väljaminekutega ka alati, kui nagu teie, kui mu vanemad väga ei taha lasta igale poole, siis nagu enamustesse kohtadesse ikka vaata, aga nagu kuskile kindlatesse öösel ikka vaata mitte. Ja siis mul nagu endal eriti ei jõuagi kohale toota, et ma olen 15 on ju, et võib-olla ei peakski minema veel. Et ma ei tea, jah. aga iseenesest sa oled ka hästi aktiivne olnud juba üpris väikesest saadik, et olnud tantsu koolis, käinud näiteringis.
siis sportimine, klaver, koeraga trennis ja neid asju on nagu tohutult palju. Et ja kui ma mingi hetk tundsin, et mulle nagu näib, et seda on sinu jaoks palju, siis sina ütlesid, et ei, et no ma praegu jõuan, on ju. Et mis on nagu see motivaator olnud, mis sulle selle jõu või energia on andnud, et sa oled nii paljude asjadega jõudnud tegeleda? Ei no, ma ei tea, mul on alati nagu erinevad asjad nagu meeldinud kõik. Ja noh, väiksena võib-olla ma tahtsin nagu enda nii-öelda sõpru rohkem juurde. Ja siis nagu käisingi igal pool ja üritasin kõigile meeldida ja nagu enamus ajast ma ei olnud mina ise, vaata, ma üritasingi nagu teiste nagu meeleolu järgi olla. Aga muidu, ma ei tea, mulle meeldibki nagu erinevaid asju teha, katsetada, proovida ja nagu mulle meeldib stressi ajal elada. Sest et nagu ma ei suuda oma asju nagu ära teha, kui ma ei ela natukene nagu stressi all. Mul on vaja seda pinget, et nagu, et ma pean seal ära tegema ja siis mul ongi nagu siuke mõnus olla. No täpselt see asi, mida ema tahaks kuulda, et tema laps ütleb, et ta tahab stressi all elada. Et nagu tahaks nagu teisipidi, et lapsel ei oleks ju stressi, on ju. Ei no, see pinge aitab mind elus, sest et ma olen tegelikult päris laisk inimene. Ma ei teeks asju ära, kui mul nagu seda väikest pinget ja stressi ei ole, et ma pean selle tehtud saama. Et see aitab mind elus väga palju. No loodame, emana kõrvalt on kohati seda päris keeruline vaadata, on ju. Aga ma arvan, et see on loomulik ka selles osas. No tänasel päeval on sul mõned huvialad nüüd praegu ikkagi kõrvale pandud ja rohkem tegeled kergejõustikuga. Mis on need sinu sellised tugevused kergejõustikus, et kui palju sa neid ise enda jaoks nagu läbi mõtestad? Tugevused on kindlasti minu positiivne mõtlemine. Seda ma üritan ikkagi enam-vähem hoida nii palju, kui ma saan. Aga ausalt ütles ma ei teagi. Ma võtsin selle ala, mida nagu igaüks saab teha, sest et muu ei tulnud välja. Aga ma ei tea, kestvust mul hetkel on jooksmises veel. Ma üritan nagu trenni minna ikkagi positiivse mõtlemisega ja teisi motiveerida natuke, et nagu teeme ära. Kuigi noh, see läheb ka raskemaks, kuna enamus sõbrad tulevad ära trennist ja siis see võtab veits vaata maha moti võib-olla. Väga huvitav asja tõid välja, et paljud sõbrad nagu lähevad trennist ära, et ma alles hiljuti rääkisin Pärnu spordikooli kogukonnajuhiga sellel samal teemal, et ütlesin ka, et mul on lapsed hästi sportlikud ja tublid, et selles osas nagu huvidega nagu tegelevad ja tema esimene küsimus oli ka, et kas neil pole olnud loobumise soovi. Et ma saan aru, et see on nagu selline suurem trend, et teatavas vanuses nagu ikkagi noor justkui ei taha enam sportida. Ei no, ongi võib-olla siuke 15, 16, 14. Tulebki siuke aeg, et kui sa oled tükkaga teinud ka võib-olla trenni, siis kõigil nagu mingi hetk on vaata langused ja tõusud. Ja siis sellises vanuses ma olen ka hästi palju märkanud, et tulebki see soov, et okei, ma lähen ära vaata. Ja noh, need, kes siis nagu jäävad, teevad ilmselt trenni natuke aega vastu soovi, aga samas nad ei taha alla kanda veel. Ja siis ongi see väike periood, millest sa pead nagu hakkama saama. Ja siis sul tuleb see motivatsioonilaks nagu tagasi. Sellistel hetkedel ongi võib-olla vaja sükest nagu, et vanemad toetaksid, et treener toetaks, et nagu on okei ka vahepeal võib-olla mõni trenn vahele jätta, kui sul endal seda pausi, aga et võib-olla mitte kohe maha jätta, sest et seda võib pärast kahetsema jääda. Kas sul on olnud ka neid loobumise soove mingil hetkel? Ei no kindlasti, ma arvan, et igal sportlasel nagu tahes-tahtmata tuleb see soov mingi hetk, et okei, ma olen väsinud, ma ei taha rohkem, kõik muu nagu viskab üle ja nagu ma olen nii stressis ja ma tahan lihtsalt ära saada, on ju. Aga ma arvan, et kuna ma olen nagu nii kaua olnud seal kergejõustikus ja mul ju paps jookseb ka ja vend on trennis, siis eriti nagu ei tule sükest tunnet, et okei, ma nüüd päriselt lähen ära. Et nagu kindlasti pauside peale olen mõelnud ja puhkuste peale, aga nagu sellist suurt tahet võib-olla ära minna ei ole veel tulnud, et endal võib-olla hakkab isegi piinlik veits, et jah, sellest kõigest saab üle tegelikult, kui nagu tahta. Aga kui see motivatsiooni langus on nagu väga pikka aega, siis võib-olla peaks tõesti mõtlema, et see vist ei ole ikkagi minu jaoks. Aga kuidas siis sõbrad nagu üksteist toetavad, et kui palju seda nagu on, et kui keegi sul näiteks trennist räägib, sul on ikkagi ajas vahepeal ju keegi ära läinud, on ju, et kui palju te omavahel nagu üritate öelda, et kuule, proovi ikkagi veel või see on see koht, kui sa näed, et teisel on see viimane piir, et siis ei hakka nagu ümber veenma?
oleneb inimesest, jällegi oleneb olukorrast. Meil on läinud sõbrannas niimoodi ära, kus ma olen ka näinud, et okei, ta tõesti ei jaksa, et nagu siis ma olen pigem julgustanud, et jah, see on okei ära minna, aga mõndadega näiteks on lihtsalt, võib-olla on see impulsi mõte või nagu äkiline mõte, et okei, mul nagu see üks kord läks nagu veits pekki võib-olla või ma nüüd ei taha rohkem ja nagu et nüüd ma lihtsalt lähen ära vaata. Et siis nagu ikka on see, et okei, jää ikka ja üritad nagu veenda, et kõik on okei, et sa võiks ikka jääda vaata. Aga kui nagu see tõesti teeb inimesele haige, et siis sa nagu eriti ei hakka vaata veendma, et ta nagu jääks. Et siis on nagu okei, et võib-olla ongi aeg nagu lahti lasta. No sinul on ka olnud päris palju kogemust juba erinevatel võistlustel ja olgem ausad, aeg-ajalt ei lähe nii hästi, aeg-ajalt läheb väga hästi, on ju. Ja seda momenti, kui ei ole nagu hästi läinud, on päris keeruline nagu kõrvalt vaadata, on ju. Ma näen, et see on nagu valutunne nii suur, on ju. Et kui palju sinus endast toimub peale seda jooksu, mis pole nii hästi nagu läinud seda nagu analüüsi või enese süüdistu või mis selles hetkes nagu toimub siis? Esimene laks on kindlasti see, et sa kukud maha, sa hakkad nutma. Ja sa nagu, sa pead kõik oma emotsioonid välja saama, mina vähemalt, ma pean ise kõik oma emotsioonid välja saama ja natuke nagu mõtlema selle üle, aga samas mitte mõtlema. Ja kui nagu need peamised emotsioonid on kõik väljas, alles siis nagu mina saan hakata mõtlema, mis nagu tegelikult oli valesti, mis ei olnud. Sest et kui ma neid nagu emotsioone välja ei ela, siis need hakkavad nagu mõtlemise nagu välja tulema. Ja siis nad nagu siis need ei ole enam head emotsioonid, sest et siis kõik läheb nagu negatiivseks ära ja siis võib-olla mõtledki, et okei, mis mõttega ma olen siin, eks ole. Aga alguses mina isiklikult peangi välja elama kõik, mis välja elad on. Ja siis nagu mõtlen, analüüsin, räägin treeneriga, räägin oma abitreeneri aka isaga. et jah, et siis analüüs tuleb natuke hiljem. Okei, et see peale jooksu on lihtsalt see emotsioon, mis tuleb välja elada ja peale seda tuleb siis see vestlus nii-öelda. Yeah. No sinul on treener olnud juba üks ja sama terves aeg. No, tänu sellele, et on teil ka koolis kehalise kasutuse õpetaja, tervitused siit Roomet Mihkelsine. ja see, kui hästi tema on osanud sinuga suhelda peale neid momente, on mulle kui lapsevanemale hästi julgustav olnud. Et ma ei ole nagu siiamaani kordagi näinud mingisugust süüdistust või mingisugust sellist, et noh, mis sa tegid või kus sa nüüd olid, on ju. Aga noh, see on see, mida mina ju näen, võib-olla trennis sa saad niimoodi hagu alla, ma ei tea, on ju. Et kui suur roll on selles treeneri ja treenitava koostöös? Ikka päris suur, sest et kui treener nagu teeb trenni siukseks kohaks, kus ei taha käia, siis ei tulegi nagu head tulemusi ega nagu head meeleoluga, nagu kõik on halvasti. Et treeneri ja treenitava suhe peab ikka hea olema, sest et see nagu motiveerib rohkem trennis käima ja nagu sa ise mõtled ka võib-olla, et sa saad nagu okei, ma saangi hakkama vaata, et inimesed usuvad minusse, et ma saan hakkama sellega. Ja noh, peale võistlusi ta ikka on toetav ja talle võib-olla nii väga see ei meeldi, kui ma emotsioone kohe valama hakkan ja tema arust on üks asi võib-olla see, et noh, sportlasena, millega ma peaks tegelema rohkem, aga minu jaoks see nagu töötab kõige paremini, kui ma alguses kõik emotsioonid välja valan. Ja see ongi, et ta peab, pärast seda peab temaga rääkima minema, et tunnete valamise ajal ei ole väga mõttekas minna võib-olla. Aga mulle tundub, et teil on see koostöö sellisel kujul nagu paika saanud, et ta austab seda sinu piiri, et sul on vaja kõigepealt emotsioonid välja lasta ja siis hetke pärast ta tulebki. Jaa, selles suhtes küll, jah. Milline on siis kerge jõustiklasel, kui sa oled orienteerunud jooksule, see treeningkava, et mis sa siis, kas sa nüüd jooksed või mis seal veel on? Peamiselt ongi jooks, liigud, jõud ja siis mingid muud asjad ka, et vahepeal nagu vahetust pidada, sest nii noored võib-olla ühe asja peale keskenduda on nagu too much, aga selles suhtes muidu jah. Aga mis sa sellest arvad, et sul on ka korduvalt öeldud, et sa oleksid ka väga hea treener ise? Ei no, ma olen selle peale mõelnud päris palju, et ise võib-olla ka kunagi treeneriks minna, aga ma ei tea, elu on pikk veel ees, et see võib kõik muutuda, et hetkeste soovid järgi võib-olla nagu läheks küll ja natuke nagu treeniks, et nagu tundub ju päris tore. Aga jah, eks näis, mis elu ette toob. No praegu on sul käsil 9. klass ja hakkad varsti kooli lõpetama. Tõesti.
kui palju pinget see paneb peale? Ei no, kuna mina olen hästi siuke hashtag elab hingevabalt, siis ma ei ole nende eksamite peale veel mõtlema hakanudki väga. Mul sõbrannad räägivad küll nagu väga palju, et oh my god, ma juba nii kardan, matjaeksam tuleb, ma ei oska mitte midagi. Aga ma lihtsalt lähen vooluga kaasa, et õpin praegu enam-vähem nii palju, kui saab õppida, on ju. Koolis siis, kodus ma ei õpi. Aga selles suhtes mingit eriti suurt pinget veel ei ole, sest et nagu ma üritan nii kaua pingevabalt minna, kui nagu võimalik. Ja veel on aega. Ja läheb nii, kuidas läheb ja ma ei tea. Jällegi elu on elu ja kõik läheb nii, nagu minema peab. Sa oled väga mitmekihiline. Hetke tagasi sa rääkisid, et sul on vaja väikest pinget. Et nagu, ja siis nüüd ütled, et mul on nagu hashtag stressiva palju. Nagu, see ongi see, et ma elan nii kaua pingevabalt kui võimalik. Ja siis lõpus tulebki see stress, sest et ma elasin pingevabalt, vaata. Ja siis ongi see stress, et ops, mul pole aega rohkem, ma kukungi kõik läbi ja siis läheb kõige paremini. Okei, nii pidi. Ja selles suhtes ma olen stressi all igasuguste muude teemadega. Õppimise teemalt ma olen pingevaba, sest et põhikoolis on see, et seal ei ole vaja eriti õppida ka, et võtad nii, kuidas läheb ja enam-vähem hindad on kõik korras ja siis ülejäänud kõik muu on pingel ja see on siis okei. Enam-vähem on hinded korras tähendab mida siis? Mis hinded sul suure tõenäosusega lõpu seal tunnistusel on? Viiedika. Okei, enam-vähem korras. Selles suhtes viiedika. Et trimestritel ikka 4-3 vahepeal siis tulevad ja hetkel vist X on ka päris palju, aga nagu lõpuhinded tulevad kõik ilmselt 5 ja. No see on see koht, kui oleks praegu seda pilti näidanud ja seda lapsevanema suuri silmi siin teisel pool, siis oleks väga paljud vaatajad kõva häälega naerda saanud. Aga sa olete olnud ka üpris aktiivne õpilase esinduses, et kui oluline on ka peale kooli õppimise et tegeleda siis sellise õpilaste esindamisega nii-öelda? Ei, no ma kindlasti vanasti olin natukene rohkem nagu aktiivsem seal, et 9. klassis võib-olla elu jõuab järgi natuke ja kõik muud asjad, sport, sõbrad, kõik nagu mängivad oma rolli ja võib-olla ei jõuagi nii aktiivselt nagu olla igal pool. Aga selles suhtes seal olemine kindlasti nagu aitab grupitööga väga ja võib-olla esinemistega, kõikide sihukeste asjadega nagu endale nagu annab seda enesekindlust ja kõike juurde ja nagu kuidagi, kui sa millegi muu osa näiteks ei ole, siis see nagu ongi oma grupikese ja sa tunned, et sa oledki nagu mingi osa kuskilt seest ja see nagu annab hea tunde. Mis asju õpilase esindus üldse tehakse? Kas teil on mingisugused regulaarsed kokkusaamised või mingisugused õppepäevad või mida üldse tehakse õpilase esinduses? Regulaarselt me eriti kokku ei saa, et kui ongi mingi üritus, kus on vaja korraldada asju valmis panna, ennem seda saame kokku, räägime läbi, kes mida teeb, on ju. Ja kui on mingid muud projektid ja asjad, siis nagu need me tavaliselt räägime omal kuskil grupis läbi või saamegi kokku, räägime kõik läbi. Et siis kui on vaja, siis saame kokku ja teeme kõik asjad ära ja jah. No ühes podcastis ma kuulsin Viivika Viljalt ühest ägedast projektist või programmist ettevõtlikkuse arenguprogramm. Ja nii muu seas kogemata tuli välja, et sa oled ka selles kätte. et kui sa mõne sõnaga selgitaksid, mis asi siis on nagu sinu vaatest nii-öelda? Seda on väga raske mõne sõnaga selgitada, aga põhimõtteliselt me oma õpilasesindusega oleme siis ühe nagu projekti osa, eks ole, ja seal projektis siis õpetabki rahatarkuste nagu kohta ja kuidas nagu rahaga ümber käia ja jah. Et seda tegelikult on väga raske selgitada, sest nagu seda õppida on kõige lihtsam nagu vaadates ja ise läbi mängides. Aga põhiliselt ongi, et nagu, et igal grupil on nagu oma firma ja siis sa pead nagu sinna firmasse asju juurde ostma ja nagu müüma. Ja siis iga nagu kuu lõpus on seal on 3 kuud siis mängu jooksul. Iga kuu lõpus on seal siis tšekid ja asjad ja rendi maksmine ja palkade maksmine ja nagu see peakski nagu kujutama ette siis, kuidas nagu päris elu tegelikult on. Et ei tohi pankrotti jääda siis. Ja kusjuures see oli hästi põnev, et tol hetkel sa olid mõne sõnaga nagu rääkinud mulle, et sa oled mingis programmis ja siis järsku tuled koju ja ütleb mulle täiesti lambist, et emme, sa pole mulle üldse investeerimist õpetanud. Mina aru ei saanud, kus kohast see tuli. Kas see sealt tuligi või?
ma ei tea ausalt öeldes. Mina seda ei mäleta, aga sa ei ole tõesti mul investeerimist õpetanud. No on veel õppimiskohti ka mul, on ju. Jah, rääkides veel ka klaveri teemadel, et kuidas sul klaveri nagu armastus tekkis selles osas, et ma mäletan, et kui sa üks aasta rääkisid, et jõuluvana võiks tuua kitarri, on ju, siis jõuluvana tõi selle kitarri ja ma ei tea, kas me käisime koos muidugi õppimas ka siis ühe õpetaja juures, aga siis järgmine aasta juba arvas, et jõuluvana võiks klaveri tuua, on ju. Et ma olen hästi hea meel, et ma usaldasin selles kohas ennast, et see klaver nagu tuli. Et sellega sa oled tõesti olnud aastaid juba harjutanud ja mänginud, et kus kohas see impulss sinusse jõudis, et me kodus ju ise pilli niimoodi ei mängi? Ma ei teagi ausalt öeldes. Ma tean, et kitarri su kadus täpselt siis ära, kui õpetaja oli veits siuke vanem ja aeglane, siis ei olnud eriti huvi. Aga klaver kuidagi, mulle meeldis mängida, siiamaani tegelikult meeldib, aga lihtsalt ajaprobleemidega eriti ei jaksa või ei jõua. Aga ma lihtsalt meeldis, mulle väga meeldib, kuidas nagu klaver kõlab ja seda on nagu hästi teraapiline mängida tegelikult ja hästi siuke mõnus. Kui kogu aeg üks emps ei filmiks kaameraga, oleks see väga teraapiline, aga kuna keegi on kogu aeg igal pool kaameraga nutmas, siis kaob see teraapia nagu veits ära sealt. No selles mõttes ma arvan, kui sa kunagi kodust välja kolid ja sul on sellised videod kaasa võtta, sa võib-olla oled õnnelik siis selle üle. Ja, sest et ma ju siis ei oska rohkem klaverit endale mängida, eks ole. Aga iseenesest need klaveripalad, mis sa oled siis otsustanud õppida, kuidas need sinuni jõudnud on? Osad on täitsa nagu sellised, mis ei ole üldse võib-olla noore inimese valik, aga ma saan aru, et sa oled ikkagi ise valinud need. Vahetavahest oli niimoodi, et klaverõpetaja andis 3 pala, 4 pala ja siis nagu nende vahelt sain valida. Aga no muidugi ta küsib alati ise ka, kas ma nagu tahan ise midagi mängida. Ja no ma olen TikTokist vaatanud vahepeal, et see kõleb hästi, seda tahaks mängida. Kui selle pakun välja ja siis vahepeal läheb see, mida mina tahan ja vahepeal läheb see, mis ta nagu pakkunud oli ja... Väga hea, et sa selle TikToki välja tõid. Kas sa mäletad seda hetke, kui sa võib-olla paar aastat tagasi ütlesid mulle, emme, ma olen tänulik, et ma ei võinud väikesena TikTokis olla, sellepärast, et siis oleks see terve aeg nagu ainult selles olnud? Ausalt öeldes, enam ei ole. Enam ei ole tänulik. Ei no selles suhtes küll tore oli, et ma sain oma lapsepelve ikkagi nagu telefonist eemal nagu rohkem veeta ja et ei olnud nagu telefonis kinni, sest et minul hästi palju sõbrannad kõik tegid oma TikToki tantse ja scrollisid TikTokis ja mingid get ready with me's ja igasugused siukseid asju. Aga minul seda ei olnud, aga noh, siis on praegu see, et võib-olla ei ole neid nunnusi mälestusi vaata, mis teistel kõikidel on, aga samas nagu ma sain muid asju teha, ma sain õues mängida ja muldu süüa ja igasuguseid asju teha. See kõlab päris hirmsasti praegu, aga ka väga nunnusti teisipidi. Kui palju sa igapäevaselt selle peale nagu mõtled, et mingid piirangud, mis meil on olnud, noh nüüd tänapäeval enam muidugi pole, aga kui te nooremad olite, et siis et õhtul me panime ikkagi telefonid ära ja oli see lugemise aeg, on ju. Et noh, teistel ju niimoodi ei olnud, eks ju, et kui palju sa nagu täna nüüd, kui sa oled asjalikum ja mõtled võib-olla teistmoodi maailma teemadel, võib-olla mitte. Et kuidas sa täna leiad, et kas see on pigem nagu tulnud kasuks või pigem nagu see, et noh, on ikka vanemad küll? Ei no see lugemise asi, et iga õhtu loed midagi natuke, see on päris palju kasuks tulnud, sest et ma olen ikka aru saanud, et ma loen poole kiiremini kui enamus minu klassist ja ma saan nagu mingitest asjadest paremini aru, sest et ma võib-olla lugenud selle kohta ja nagu teadmisi juurde saanud ja nagu see aitab, et ma ikka vist oma lapsed peaks ka lugema parema, kui need kunagi tulevad. Aga et noh, telefoni asi tegelikult oli ka kasulik, sest ma arvan, et noorest päevast ma oleks ikkagi selle telefoni scrollinud, TikTok'i vaatanud, TikTok'i mul ei olnud, võib-olla YouTube'i vaatanud, midagi teinud. Aga samas pärast seda, kui ma nagu sain oma telefoni enda tuppa, alguses vaata, siis oli ju hästi palju probleeme sellega, et ma olingi öösiti telefonis. Ja see võiski tulla sellest, et ma ju noorena ei saanud ja siis ma nagu nüüd pean olema, samal ajal kui mu sõbrannadel nagu noorest said ja siis nad rohkem ei tahtnud vaata. Et see on siuke omamoodi asi, mida peab nagu mõtlema. Aga muidu nagu, jah. Aga tänapäeval, kuidas on?
saad olla niimoodi, et see ei pea öösel telefonis olema? Ei no ikka saab, nüüd on uni tähtsam, sest et ausalt öeldes jõuan koju, läheks kohe magama, aga on asju teha, seega kohe ei saa. Aga jah, nüüd on ikka uni väga palju tähtsam kui telefonis olemine. Aga see TikToki teema, mis elukas see TikTok on, vaata mul ju ei ole seda, on ju, ja ma olen aru saanud, et seal võib igasugu asju olla. Oleneb, mis sul ette satub tõesti, sest et minul võib olla eriti neid kõige hullemad asju ette ei satu, sest et see ongi see, mida sa vaatad, see satub sulle ette ka. Ja kuna ma vaatan pigem siukseid nagu endaga seostuvad asju või lihtsalt naljakaid asju, siis midagi nagu hullu ei ole, aga nagu sealt kindlasti võib midagi väga huvitavat ja kahtlast leida selles suhtes. Et huvitavad siis nagu nendesse jutumärkides, okei. Aga see tänane interneti tarbimine, et noh, ma ei küsi, et mis noored tarbivad enne, sest et no sa ei saa kõigi eest rääkida, eks ju. Aga sina, mida sina tarbid internetis näiteks 15-16 aastane tüdruk? Eriti neid palju ei olegi, aga nagu mingi 4 äppi vahel siis nii-öelda kinni. Ja ongi see, et enamus ajast ma vaatan kas filme või scrollin TikTokis ja sealt noh, ma ei teagi, TikTokist võib igasugu asju leida. Näen sõprade asju sealt ja igasugu nagu naljakaid asju, naljakate loomade videosi, ükskõik mida, eks ole. Instagramist lihtsalt näed, kuidas teistel elud käivad ja kuidas teistel läheb, eks ole, aga ma ei tea. Öeldakse, et see sotsiaalmeedia paneb meid ka nagu võrdlema teineteisega. Kas noorel inimesel ka sellist teemat on, et nagu vaatad, et oi, et tal läheb kõik nii hästi, mul nagu ei lähe nii hästi või seda pigem ei ole? Ei no kindlasti on sellised olukordi olnud, aga ma eriti võib-olla ei mõtle selle peale nii palju. Et sest noh, TikTokis tegelikult, kui sa ju jääd vaatama, siis sul võivad nagu negatiivsed asjad tulla ja tulevadki siuksed asjad, et miks ma ei või nagu siuke olla, nagu keegi teine võib olla. Aga kui sa nagu eriti ei vaata neid asju, siis need ei tule ette ka ja siis nagu võib-olla eriti ei võrdle nii palju. Mina isiklikult ei ole väga nagu võrdlenud ennast väga kellegi teisega, sest ma tean, et see ei too mingit kasu ja ma pigem nagu endaga rahul, et ei ole eriti siukest soovi, et ma vaatan nüüd ja nutan ja mul on kõik enam hästi. No osades koolides on ikkagi nii, et on telefonid koolipäevaks ära pandud. Ja ma tean, et teil on ka enda noorte ringkondades või sünnipäevadel nendel teemadel juttu olnud, on ja. Kuidas sinu enda isiklik tunnetus selles osas on, et kas see on pigem nagu hea mõte või pigem nagu halb mõte või? Ei no, kuna meie võib-olla oma grupiga nii väga ei olegi telefonides, vaid me nagu räägime või noh, meil on tegelikult telefonis üks mäng, mida me mängime, aga see on nagu grupimäng, mis tähendab, et keegi ei vahi seda telefoni. Seda on nagu lihtsalt 8 sekundiks vaja. Aga muidu me mängime Unot, me teeme nagu tantse, igasugu asju ja me eriti nagu nii-öelda telefonides ei scrolligi. Et mina pigem nagu, ma olen jah selle vastu, et kogu aeg telefonis olla, aga ma ei ole ka selle poolt, et telefonid ära võtta. Et kui sul on keegi helistab, sul on vaja vastu võtta, siis see on ka tähtis tegelikult ja noh, me teeme ju TikToki tantse vahetunni ajal ja siis nagu selleks on ka telefoni vaja, aga nagu noh, kindlasti need, kes kogu aeg passivad seal telefonis, võib-olla nagu nende kasuks nagu oleks tõesti vaja ära võtta, aga ma ei tea jah. Kas siin näiteks kaasa ka sellised lahendused, kui kool või õpilase esindus või pakuks nagu mingisuguseid tegevusi välja? Et ei peaks nagu, noh, et ei oleks seda momenti, et lihtsalt nagu passida nii-öelda? Kindlasti võib-olla aitaks, aga noh, põhikoolides on oma probleem see, et keegi ei viitse ega keegi ei taha võib-olla kõike teha. Väiksed lapsed kindlasti tuleksid vaata, aga nagu enamus nii-öelda 8-ndikud, 9-ndikud, 7-ndikud, keegi ei viitse ega taha enam midagi teha. See on nagu nende hetke elus, kus on nagu kõik nii ebalahe ja midagi ei tohiks teha ja see on selline kurb hetk tegelikult, sest et noh, meie oma grupiga oleme pigem sellised aktiivsed, ükskõik mida võime teha ja kõik on nagu super, on ju. Aga enamus ei ole siuksed. Enamustega võib-olla jah, ongi see, et ongi lahe võib-olla kuskil TikTokis üksinda passida või midagi siukest. Aga teisipidi mulle tundub, et need sotsiaalsed suhted või sõpruste suhted omavahel, eks ju, et need on nii olulised, et kui sinna üksinda sellesse TikToki ära kaduda, siis see võib päris kurb lõpuks olla. Seda küll selles suhtes meil noh, võib-olla koolis ongi enamus need, kes
on nii-öelda siuksed, kes ei viitsi ega taha midagi teha, need nagu võib-olla ei ole kaasatud ka nii palju. Ja siis võib-olla sellepärast nad passivad kuskil üksinda telefonides, aga ma ei teagi selles suhtes. Sellega ikka kaotab päris palju, sest et ma ei kujutaks ette, et ma lähen nagu põhikoolist ära ja siis ma vaatan nagu taha ja ajast taha siis ja mõtlen, et oi, ma passisin terve aeg telefonis, aga jah. No jällegi nagu ma ütlen, et sinus on nagu nii palju erinevaid põnevaid tahke sees, et me võiksime tunde seda podcasti siin teha, on ju. aga kui sa ütlesid, et need 7-ndikel, 8-ndikel, 9-ndikel, noh 9-ndikel võib-olla isegi juba vähem, aga et on nagu paljud asjad nagu ebalahedad on ju, et noh, ei ole nagu giftid, et mismoodi nagu selle perioodi sees siis noor endaga nagu toime tuleb, et noh, üks asi on see, et tõesti nagu ütled, et näed, ongi nagu tujud on ju ja tegelikult nagu võiks ühelt maalt õppida neid tundeid kuidagi nagu käsitlema, eks ju. Aga noh, seda ei saa veel oodata teismeliselt, eks ju. Et kuidas siis on need momendid, millega te ennast nagu nii-öelda noh, pingeid maandate või maha laete, et noh, teie grupil on nagu hea, teil on nagu sportimine. Yeah. Ei no kindlasti on paljudel vaja peale kooli näiteks seda oma aega. Lähevadki kuhugi arvuti taha, mängivad või telefonis lihtsalt TikToki scrollivad ja ongi nagu oma aega vaja. Võib-olla vanemate jaoks ongi, et issand, ta jälle passib kuskil üksinda telefonis või jälle ta mängib kuskil, on ju. Aga nagu mina ütleks, et see on noorena ikkagi, see on nagu pigem tähtis aeg, sul on seda oma aega vaja. Ja kui nagu vanem tulebki su tuppa, et okei, pane nüüd ära, tee midagi muud. Sul ongi võib-olla siuke tunne, et sult võetakse see oma aeg ära. Et mis sa siis teed üksinda, et nagu vanem ka suga võib-olla midagi ei tee, on ju. Et mis sa siis nagu üksinda teed, et noh, siis jääbki siuke nagu tujutsemine tuleb ja jääb siuke ebameeldiv mulje võib-olla ja tunne ja see on, jah. No aga vanem ütleb, et mina küll sinu vanuses igavlesin ja käisin õues, on ju. Et mis sa siis tahaksid sellisele vanemale vastu öelda? Ei no, see ju vale ei ole, Mati, aga nüüd on ajad muutunud ja nii kurb, kui see ka ei oleks, siis ongi võib-olla ajad siuksed, kus ongi noored nagu telefonides, internetis kinni. Aga kindlasti see võib olla kõige nii-öelda tervislikum elustiil, aga see läheb kõigil üle. Ma olen aru saanud, et sul ongi teismelisena mingi kindel aeg, kus sul on nagu vaja seda telefoni ja see on nagu see on sul terve elu. Aga see läheb mingi hetk ära. Et sul nagu, sa oled vaba, sa oled seal oma isu kätte saanud, sul ei ole seda võib-olla nii palju vaja ja see nagu lähebki üle ja kõik on hästi. Kui sa seda nagu perioodi nagu edasi lükkad, siis sul nagu lõpuks võib-olla tekibki noorel siuke ebameeldiv suhe nagu interneti ja telefoniga ja et jääbki sinna kinni kuidagi. Aga kui sa nagu lased seal rahulikult selle õigel ajal nagu selle perioodi ära olla, siis nagu tegelikult on kõik okei. Et tuleb lihtsalt see aeg üle elada nii-öelda. Jah, täpselt nii. Üks asi, millest ma tahan veel rääkida, on raamatute lugemine, et ma mäletan, et kui sa väiksem olid, siis ma mingi periood tõin sulle raamatukogust nagu hunnikute viisi mingeid printsessi raamatuid ja sa vaatasid mind sellise näoga, et nagu no, ma ei hakka siin ma ei hakka siin väljendama, aga see oli see, ei mind ei huvita see, siis ma mõtlesin, mis asja ma nüüd teen, et nagu algul lugesid ju nii tublisti on ja nüüd järsku on ju. Ja siis, kui ma nagu nägin, et sa võtsid enda venna mingi, ma ei tea, koletiste entsüklopeedia või müütiliste olevuste entsüklopeedia või mingi või täiesti teise teema, kui see printsessi raamatud on ju, ja lugesid seda nagu, ma ei tea, mingisugust piiblit, noh, nii äge, eks ju. Et siis ma saan aru, kui palju me ikkagi vanematena üritame lastele enda arvamust peale suruda. Jaa, sellega ma nõustun. Mulle kindlasti võib-olla ei huvita need printsessi raamatutega. Ma oleks nagu pigem lugenud siukest põnevust, actionit, mingit tõudukat isegi võib-olla, noh, siukest lõõbemat tõudukat, mulle väiksena tõudukad ei meeldinud. Aga jah, kui sa tõid need printsessi raamatud mulle, siis ma mõtlesin küll, et ma ei viitsi lugeda seda, et see on mingi la, kõik on õnnelik, kõik on hästi, et mis ma loen sellest, et lihtsalt igavat elu mul pole mõtet lugeda, et midagi põnevat tahaks. Nüüd tänasel päeval oled sa ka hästi palju hakanud inglisekeelset kirjandust lugema. Kuidas teil koolis see nagu suhe või tunnetus on, et üks asi on see nagu kohustuslik kirjandus, eks ju, mis tuleb lugeda, et kuidas õpilased ise nagu tunnetavad seda või kuidas sina tunnetad seda kirjanduse teemat? Ei no, ma olen nagu pigem selle poolt, et jah, lugema peab, aga nagu sa ei saa õpilast sundida lugema, sest et nagu kui õpilane ei taha, siis ta ei loe ja nagu siis sa nagu lihtsalt
õpetajana võib-olla raiskad aega. Kindlasti on mingid Eesti klassikakirjandused, mida nagu peaks nagu lugema. Jah, sellest ma saan aru. Aga nagu muidu, kui sa tahad, et õpilased oleksid, siis peab laskma nagu neil ise midagi valida, ise lugeda midagi. Et nagu, mis neile huvi pakub, sest et see nagu ju tekitab huvi võib-olla lugemise vastu rohkem. Need raamatud, mida sa tahad lugeda, neid peaks lugema. Jah, võib-olla mingid täiesti klassikad peaks läbi lugema, aga muidu ikkagi nagu, jah, oma huvide järgi. Mis on mingid mõtteterad või kui palju sul oled raamatuid niimoodi, et nagu mingid mõtteterad sealt kaasa võtad endale või lihtsalt see sisu huvitab pigem üldine? Ma pigem loen ikkagi sisu pärast ilmselt, et nagu aega kulutada või midagi siukest. Kui ma loen, siis eriti siukseid raamatuid ei olegi, kus on mingid mõtteterad võimalik kaasa võtta. Et võib-olla mingid, ma loen pigem võib-olla rohkem siukest armastust, draamat, võib-olla mingid krimiraamatid või mingi siukest, et mille tuju tuleb. Yeah. Ja siis võib-olla eriti mingid mõtteterasi ei olegi selle juures, aga lihtsalt aja kulutamise pärast ja huvi pärast loen, et Aga veel, kuna saade hakkab siin juba tasapisi läbi saama, et mida sina ütled lapsevanematele, sealhulgas minule, eks ju, kui enda emale. Eratunni sulle. Eratunni, see kõik on mulle siin paras eratund tegelikult olnud väga äge. Et kui nagu ikkagi kohati tundub, et lihtsalt jookseb nagu mõistus kokku, et ma ei saa enda lapsega nagu hakkama teismelisega, eks ju. Mida sina teismelisena vanematele soovitaksid, et nagu asju pingevabalt võtta või ma ei tea. Ja kui sa nüüd ütled, et seda töösiti väljas käia, siis ma selle laualt maha. Ei selles suhtes teismelistel on kindlasti aega vaja mõtlemiseks. Sest paljud võib-olla ei tule nagu selle mõtteni, et nagu mis nemad valesti tegid ja kõik on vanemate süü. Aga paljud ka tulevad ja selles suhtes peabki võib-olla enda poolt ära selgitama. Sest et kui sa nagu ütled lihtsalt teismelisele ei, sa ei lähe ja punkt, muidugi see jätab mulje, et mis ma valesti teinud olen, miks teised võivad minna, miks mina ei või. Aga võib-olla nagu selgitadki lahti ja siis nagu räägid oma nagu lapsega läbi, et nagu miks see sind häirib või miks sa ei taha, et ta läheks või mis valesti on ja siis võib-olla nagu räägite läbi, saate kompromissile ja kõik on õnnelikud. Et kindlasti rääkima peab, sest et ei saa lihtsalt point blank öelda, et okei, ei lähe, punkt ja siis jah, nii ei saa lihtsalt. Ja kas me võime siis kokku võtta, et eduka suhte alus on kommunikatsioon ja rääkimine? Jah, täpselt nii. Kuule, aga see on väga ilus mõte, millega kokku võtta. Suur aitäh sulle, Mirabel, et sa selle aja leidsid ja järgmiste jutustamisteni. Teeme nii, davai.